Tere! Mina olen Klaus-Peeter ja mul on tunnistus sellest, kuidas Jumal imeliselt minu ja meie pere elus on tegutsenud. Piiblis on selline kirjakoht, Jesaja 55:8. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemal kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Me elasime minu abikaasa Eliisaga veel aasta aega tagasi ühes korteris, kus me olime juba olnud 5 aastat ja meil tekkis selline võimalus, et kolida hoopis ühte teise üürikohta, ühte majja, mis oli siis siin Tartu lähedal ja see tundus tore, kuna me olime kunagi mõelnud, et tahaks ehk kunagi maal elada ja et seal oli selline natuke sarnane olukord, et justkui oleme veel Tartus, aga samas saame võib-olla proovida mingil määral sellist rohkem nagu maaelu moodi elu. Ja nii me siis ütlesime, jaa, me oleme nõus tulema. Ütlesime ka juba oma korteri omanikele siis, et me plaanime ära minna. Nemad selle peale teatasid, et suurepärane, me just tahtsimegi välismaalt tagasi tulla, aga ei teadnud, kas tahaks teid täitsa nagu välja ajada ja nii. Et see on suurepärane, et te olete kuskile minemas, see sobib meile väga hästi. Ja siis järgmisel päeval sellest helistas see tuttav meile, kelle majja me pidime minema, et teate selline lugu, et me hoopis müüsime selle maja maha, et te ikkagi ei saa sinna tulla. Ja nii me siis olime selles olukorras, kus me olime nagu eelmise koha juba ära öelnud, uut ikkagi ei olnud ja hakkasime siis vaatama, et mis nüüd saab. Aga meil oli kaks tütart ja poeg tulekul, et see oli selline huvitav aeg, kus kõik oli justkui lahti, midagi ei teadnud, mis saab, aga samas meil oli selline lootus alati, et Jumal kuidagi kannab meid läbi. Ja siis ühel õhtul sain mina siis meili sellises KV kinnisvaraportaali nii-öelda virtuaalagent, kes kirjutas mulle, et on üks maja ühes piirkonnas, kus ma olen alati juba nagu panin kunagi ammu selle peale, et ma lihtsalt tahaks jälgida, et mis siin selle kinnisvaraga toimub. Ma isegi ei lootnud siia veel midagi tol ajal siis osta. Aga see maja oli täpselt sellise hinnaga, et me päriselt saaksimegi seda, mulle vähemalt tundus, et me päriselt saaksime saada laenu selle jaoks ja me olime üldse nagu selle ostmise idee juba maha matnud enne tegelikult sellepärast, et me teadsime, et meil tuleb perelisa, meil on varsti 3 last ja et me ei mahu ära tavaliselt siis sellisesse kohta, mida me suudaks osta üldse. Nii et olimegi sellises natuke nagu naljakas täbaras olukorras, et pigem tunduski, et paistab, et peamegi hakkama üürima lihtsalt. Ja ometi siis me tulime seda maja vaatama, vaatasime, et tegelikult kõik justkui klapib, aga ja see on veel nii palju asju, nagu mis mängisid sinna kaasa, kõik see, et me olime esimesed, kes vaatama läksid, tahtjaid oli tegelikult veel terve hunnik, siis põhimõtteliselt kõik pangad ütlesid ära, et seda maja tegelikult ikkagi ei saa laenuga osta, sellepärast, et sellel pole kasutusluba, sest teine korrus on välja ehitatud ilma loata nii-öelda. Ja samas siis Eliisa laenuhaldur kirjutas talle umbes, et oi, et mina küll ei taha teie unistustele ette jääda ja ma kaitsen teid selle laenukomisjoni ees ja täpselt nii ka läks. Et me saime selle laenu, me saime ka selle sissemakse raha kuidagi imeliselt kokku sõprade ja pere käest ja siin me nüüd oleme. Me oleme juba varsti aasta aega siin olnud ja meil on suured plaanid ja me oleme ülitänulikud selle eest ja see lihtsalt kogu see protsess oli nii üleloomulik, et vaata, see on see iga väike asi võib-olla saaks juhtuda, aga neid väikseid asju oli lihtsalt nii palju, et me ei näe siin midagi muud kui Jumala tegutsemist ja meil on suur tänu selle eest.